millal sotsiaalmeedias nalja teha ettevõttena ja kuidas seda siis enda jaoks ära kasutada. Et ma olen mõningad mõtted enda jaoks pannud kirja, et mis ma siis mõtlesin, et võib-olla teil ka põnev kuulata, et just selle nalja tegemise poolest, et mulle endale hästi meeldib, kui nalja tehakse ja mulle meeldib väga edasi saata igasuguseid naljakaid asju, et kõik, kes mul on lähemad sõbrad, kindlasti on mult saanud väga palju naljakaid videosid, aga ettevõtte puhul peaks nagu natukene või brändi puhul peaks natukene rohkem läbi mõtlema ja paningi enda jaoks, mõtlesin ju siin üks päev koju sõites, et mis need punktid on. Ja üks asi, võib-olla kõige esimene asi, et mis ma välja mõtlesin, oli see, et nalja tasub teha siis, kui on tähelepanu vaja saada. Kindlasti see sobib sinna, et sellise tuled uuele turule või tuled alles turule oma brändiga, siis nali on täpselt see, mis aitab tähelepanu võita, saad võib-olla nii-öelda minekut oma brändiga ja küll siis edasi vaatab. Kus võib-olla natukene naljaga keerulisem ongi siis see faas, et kus sa pead juba müüma hakkama või usaldusväärsust tõestama, et oleneb siis tootest, et seal võib olla see naljateema natukene keerulisem, aga no ka sobib. Ja siis mõtlesin ka selle peale, et palju nalja üldse sobiv oleks, et noh, et kui kogu aeg ainult nali on, et siis on nagu ka hakkab ära tüütama ja mõtlesin, et võib-olla et see peaks olemagi kuidagi sellises tasakaalus, et kui et on stiilis 6 sellist tõsisemat postitust, et siis üks sinna sekka selline naljaka või trend, et noh, et see võib-olla võiks olla selline tasakaal, et aga jah, eks see on vaata igal ühel ka enda tunnetuse küsimus, et Ryanair teeb ju kogu aeg nalja, et aga meilt see ju ära ei tüüta, et noh, et see on väga erinev. Aga mis võib-olla peaks ja võiks teha, ma ei arva, et peaks olema igal ettevõttel selline brändi huumori käsiraamat, seda mitte. Küll aga võiks olla siuksed paar, eriti kui on selline natuke juba suurem tiim või mitu inimest, et võiks nagu kirja panna või omavahel läbi arutada, et mille üle nalja tehakse ja ongi, et kui tihti me teeme nalja. Siis võiks ka kirja panna, mille üle nalja ei tee, et mis on need teemad, et mida me naljaga ei võta, et tavaliselt on need siis sellised teemad, millega kaasnevad sellised tunded nagu lein, viha, hirm, sõja ja poliitika teemad, et igaüks siis tunnetab selle enda puhul ära, et mis talle võiks sobida ja mis mitte. Aga mis võiks olla veel võib-olla selline olulisem asi, et võib-olla isegi kõige olulisem on siis see, et milline meie ettevõte ise on, et kas see nali on meile omane, et kui me hakkame mingisugust sellist pingutatud trendi kuskilt TikTokist järgi tegema, et siis võib sellest vastupidine asi välja tulla, et see ei ole nagu naljakas ja me ei saa ise aru ka, et see naljakas pole, sest see nali ei ole meile nii-öelda loomupärane, et selle võiks siis ka, et kui ikka naljainimesed ei ole, et ärge tehke nalja, et ei tule välja. Ja naljade puhul on siis selline, et või kui mingite trendide puhul ka, et ega siis igale platvormile kõik asjad ei sobi, see on selge, et ei ole ju mõistlik panna TikToki otse LinkedIni ja vastupidi, et need ei tööta seal, et ja võib-olla, mis mina teeksin ka veel, et kui ma siis nii-öelda selle naljastrateegiaga välja lähen, et siis testin seda nalja ühes platvormis ja siis vaataks, mismoodi siis seda teistele platvormidele võib-olla kohandada või siis üldse mitte, et jätamegi ainult ühele platvormile nalja. Mis veel? Nalja tegemise puhul võib siis päris kindel olla, et kindlasti leidub neid inimesi, kellele see nali ei meeldi, ei sobi, et ehk siis need negatiivsed emotsioonid ei jää ka kindlasti tulemata, et sellega peab arvestama siis ja selleks valmis olema ja suutma siis ennast ka nii-öelda vajadusel kaitsta, et kui keegi ütleb, et kuulge, et aga te siin riivasite, ma ei tea, kellegi tundeid või et siis tulebki nagu ka selgitada, kuule, et see ongi nali, et see on sotsiaalmeedia trend, mida me järgi tegema, et me ei mõelnud selle puhul, et me ei mõtle selle puhul midagi nii-öelda pahatahtlikku või et
ja natukene nii-öelda siis selgitada ka, et keegi siis nendest ei tunneks nagu halvasti. Aga jah, et näiteks kus sellised probleemid võivad tulla, et siis sotsiaalmeedias, eriti TikTokis on siis levinud sellised trendid, kus siis nii-öelda sotsiaalseid stereotüüpe promotakse nii naiste puhul kui meeste puhul on ju, ja siis alati, et kui tehakse mingi trend, et a la et tuleb vahetada välja naine või mees on ju, siis kindlasti see ettevõte saab pärast kirja, et miks selliseid soolisi ebavõrdsus siis seal naljaks keeratakse, et sellega peab lihtsalt siis arvestama, et need tulevad. Mis veel, kus neid naljaideid saada? Meil on tehtud selline asi, et meil on erinevad TikToki kasutajakontod ja siis vastavalt siis teemadele on seal huvid ära märgitud ja meile tulevad need feed'i siis erinevad trendid, erinevad naljavideod ja mida me siis saamegi vastavalt kasutada või mõelda, et ja teemegi niimoodi, et võtame kokku ja vaatame, mis meid ennast kõnetab, mis meid ennast naerma ajab ja siis teeme selle järgi ära, et ei ole niimoodi, et me ka kohe kõiki naljasid tegema läks. Vahest on niimoodi, et vaatame, et muidu tundub nagu väga naljakas, aga kui hakkame siis enda nii-öelda järgi kohandama, siis tulebki välja, et kuule, ei aja naerma ja siis on okei, läheb prügikasti, et ega ei pea igat trendi ja videot siis järgi tegema. Nii, mõtlen, kas meil miskit on veel, mida sellest nalja tegemisest rääkida, et business to business, et on ka selline, et vahest on isegi seal business to business siis ka need tõsised teemad suudetakse läbi huumori palju selliseks inimlikumaks teha, usaldusväärsemaks teha, et ei pruugi olla ainult niimoodi, et nalja saab teha siis nii-öelda lõpptarbijale. Ei, ärid omavahel võivad ka teha ja tekitabki sellist inimlikkust rohkem. Et kui müügiks läheb, siis on vaja jälle rõhuda usaldusväärsust. Nii on ka, et kui sa juba nagu nalja tegema hakkad või selle võtad enda strateegia üheks osaks, siis nii ei saa, et teed ühe nalja ära ja siis muidu oled jube tõsine, et teed seal naljaga mingi tellimise kohta näiteks nalja, aga tellimise kinnitus siis tuleb kõige tõsisem üleüldse, et täname tellimuse eest, ootame teid meie salongi, bla bla bla. Et siis see võiks ka olla natukene, peaks siis kogu see selline ettevõtte kommunikatsioon seda nalja ja sellist suhtlusviisi toetama, et siis see kindlasti mõjub ka nagu paremini, et muidu see nali on nagu selline võõrkeha või selline suvaline asi seal sotsiaalmeedias ja ta seda nii-öelda eesmärki ei täida. Mis siis veel? Et kas tehisintellektiga nalja teha? Võib teha, aga peab siis vaatama, et ma usun, et ideede korjamiseks või siis selliseks pealkirja või mingi sõnastuse parandamiseks on väga okei, aga peab arvestama seda, et tehisintellekti puhul sellise originaalsuse ja päris õige tooni ikkagi loob inimene, et kõike sinna tehisintellekti kaela nii-öelda ajada ei saa. Ja ma arvangi, et selle huumori kasutamisega tulebki võib-olla kõige olulisem on see, et tuleb leida endale sobiv, enda ettevõttele, enda tiimile selline sobiv viis, et kuidas nalja teha, kui palju teha, millest mitte teha, et panna need asjad kirja ja siis hakata vaikselt katsetama, et kus siis kellele mis sobib. Ja kui mõni asi läheb siis viraalseks ja toob tähelepanu ja läbi selle siis müüki ka, siis on ju asjad kõik hästi tehtud ja võib nalja edasi teha. Ja kui ei ole, siis tuleb tasa targu ja tõsiselt edasi minna.